Tonight's a Friday night. What night? Ladies, this your feels right. Ooh, I guess this is party time. The two of us will sing again. Two of us together again. Heart is young and we don't win. Kick to the middle. So kick the sadness out the door. The sun is out of the door. All coming from the floor. Coming from the floor, yeah. Let the spirit hit the roof. Hit the roof, hit the roof. Cause the two of us will know the moves. We know the moves. Not even time can take away starlight from us, no it won't fade. Still we believe that we were made to laugh and say, come on everybody, let's sing along. Feel the power of a song. Come on everybody, let's feel the spark. Always stays within our hearts. Come on everybody and let it out. Live the moment here and now. Come on everybody, let's seize the chance To be so loud and laugh and dance. It's a roller coaster ride Alright. straight into a starry night. Round it, here we go. Leave the windows open wide. Let the music pour inside. Not even time can take away starlight from us. No, it won't fade. Still we believe that we were made to laugh and say, Come on everybody, let's sing along. feel the power of a song. Come on everybody, let's feel the spark. Always stays within our hearts. Come on everybody and let it out. Live the moment here and now. Come on everybody, let's seize the chance to feel so right to love and dance. Look at us now here together again. We started out a long time ago. Back then, The music within us could never end. No nüüd tantsima. Kõigil jalad käima. Teie ka! Come on everybody. Come on, Come on. Na, 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 yeah, come on, come on. yeah. Come on everybody, let's sing along. Feel the power of a song. Come on everybody, let's feel the spark. Always stays within our hearts. Come on everybody and let it out. Live the moment here and now. Come on everybody, let's seize the chance to feel so loud and loud and dance. Come on everybody, let's sing along. Hello Estonia. Hello Europe! Let's give a big applause meie David Bentonile, Tanel Padarile. Peame ka rääkima Estonian keeleloon, meil on keeleloo, aga need olid suured tüdrukud, koosseisus Dagmar Oja ja Kaire Vilgat. Vabandust, ma olen lihtsalt Eurovisiooni lummuses, aga Dagmar ja Kaire, te olete lihtsalt võrratud. Aga mul on üks küsimus teile. Nii. Mis tunne on siis, kui lugu on esitatud ja on jäänud vaid punkte oodata? No väga tuttav tunne igatahes. Seda on juhtunud juba mingi palju kordi. Meid kordi, jaa. Jah. Aga kuna me teame, et Eurovisioon ei saa ilma meieta ja meie ei saa ilma Eurovisioonita, siis loomulikult me võidame ja lähme jälle. Muidugi. Väga hea vastus. Suured tüdrukud! Aga nüüd, kallis, Eesti 200 rahvas siin saalis ja ka miljonid vaatajad seal teleekraanide taga. Mul on suur au tutvustada teile minu imelist, geniaalset, võrratut pianisti ja ka tänast kaasjuhti Johan Randvere. Tere kõigile, suur tänu ja ka minu abiliseks täna on siin kõige kõrgemate koloratuurnootide maailma üle kõige laulja Elina Netšajeva. Ja kohe paneme kõige esimese asja koos. Tere tulemast Eesti 200 Eurovisiooni valimiskongressile!
no näiteks meile kõigile meeldib asju teha natukene teistmoodi, näiteks nagu kunagi Stravinski kirjutas Kevadpühitsuse selleks Pariisis esiettekandele ja publik saalis oli ikkagi nii häiritud ja marus, et nad peksid pärast saali täitsa katki. Et ootame samasugust reaktsiooni ka täna siit kindlasti ja on teada, et Eesti 200 teeb poliitikas asju väga teistmoodi. Täpselt, ka mulle meeldib asju teistmoodi teha, kui üldse tavaliselt on kombeks. Ükskord lasin endale õmmelda nii suure kleidi, et seda pidi lausa kraanaga üles tõustma ja ma arvan, et ka langevarju võiks sellest ka õmmelda. Hästi ilusa langevarju saaks. Kas sa selles ilusas langevarjus täna tegelikult meile äkki neid hästi kõrgeid noote laulad ka? Tead, seda langevarju mul täna kaasas pole. Seelikut mul täna nii pikka kaasas pole. Aga kõrged noodid on kaasas? Kõrged noodid on alati kaasas, Johan. Ja mul on küsimus teile. Kas teie sooviksite neid kõrgeid noote kuulda? No näe, rahvas on tegelikult rääkinud. Siis mul ei jää mitte midagi muud üle. Kui publik soovib, siis mina laulan. No see ongi niimoodi, kui ikkagi ilusat tüdrukult midagi tahad, tuleb ikka küsida kohe. Ja ta ütleb lõpuks siis ikka jaa. Aga nüüd vaatame üle Eesti 200 fännidelt üle Eesti tervitused, mis on laekunud Eesti erinevatest paikadest. Ja alustuseks Tallinn. Täitsa valjult panevad. Ma arvan, et me võime tekitada lausa nagu varem filmidele mängiti klaverit laivis ja lauldi kaasa. Jah, ma toon siis pilli, aga nüüd vaatame, kas samasuguse entusiasmiga tuleb ka Tartu. Ja tulebki. Kas sa arvad, et tuleb veel mõni ilus tervitus? Mulle tundub, et järgmine võiks tulla Pärnust. No näe, seal ta on. Pärnust sealt lava taha kostis küll aplausi ja sellist. Ja vaatame viimasena üle ka Rakvere. Ossa, Rakvere küttis. Seal toimus ikka palju kiirem möll kui teistes linnades. Mulle tundub, et rahvas on seda päeva väga oodanud ja väga korralikult ette valmistunud. Mis sa arvad, Johan? Aga mina olen seda päeva oodanud, et ma saaksin olla sinu kõrval sellel päeval ja oodata neid kõiki tulemusi. No näiteks, miks ei peakski olema koos sõpradega, ootama neid asju, ka meie armsate sõpradega Lätimaalt. Mina käin ka tihtipeale Lätis, vaatan oma sõbrad üle, kontsertisaalid üle ja nad on tõesti seal päris toredad. Alkoholipoes üldse ei käi. Tõesti? Jah. Tead, ma pole ühtegi korda seal käinud, aga olen näinud, et väga palju autosid on seal, ei tea, miks Ei tea, mida nad seal teevad. Aga tead, ka Eesti 200 on Lätis väga populaarne. Neil on seal väga palju sõpru. Ja üks neist on ka täna siin. Ma palun lavale Läti erakonna United List esimeest Edward Smiltens, kes soovib sõna tervituseks. Edward Smiltens, palun lavale! Tere Eesti 200, kallid sõbrad! Tervitused Lätist! That's all I know in Estonian, sorry. So, dear friends, we're living in really challenging times. I think the most important things in these times is courage. It's courage, it's unification in these times. And that's why it's really important to support friends. This is the time when we are building Baltic defense line. And the importance is not just to build the Baltic defense line in military terms, but also in political terms. And I could say honestly, I was cooperating with Eesti 200, with Lauri in parliamentary level, with Margus, and I know that your team is strong, dedicated, and with the courage. So I'm representing today a United List from Latvia,
And we made a unification act when the Russia attacked brutally in Ukraine, and we formed united lists, uniting politicians and uniting also society. And right now, it's really important to be united, to unite society of Latvians, Estonians, Lithuanians, to build this Baltic defense line together in European Parliament. That's why we chose as our number one in European Parliament elections, I could say, the resistance, civic resistance leader in this time in Latvia, who was the guy who unified society and brought examples how to help Ukraine. And now he's joining politics to be number one, our team leader in European Parliament, to go work together with Estonians, Lithuanians to build this Baltic defense line. Reinis Pozniaks. Hello, I am a beginner, so I'm not as good as him in speeches. Yet, yeah, well, practice. From the beginning of this full-scale war, Baltic countries, of course, was the leaders and still are leaders in support for Ukraine, but not only in political level, but also in society level. Every day, till today, it keeps going. I am witnessing how people from different countries come together to deliver 1,000 cars, drones, whatever they need to Ukrainian soldiers, because they have the same goal. The goal is victory for Ukraine and safe future for our children. And that's the one thing what politicians can take from society. It's how to work together when it really matters. And now it really matters, not only in governmental level, but in European Parliament. That's why we are here, because we all have the same goal: make our countries stronger and safe, and of course, victory for Ukraine. And Ukrainians know a lot about this. That's why they are not saying we will win, they are saying we will win together. And that's how it works. So let's win together. Valdies, meie Läti sõbrad. Nagu kuulsite, on ka lätlaste kõige suuremaks mureks see, mis toimub Ukrainas, ja järgmine tervitusvideo tulebki meil Ukrainast. See on siis Ukraina Ülemraada esimees Ruslan Stefanchuk. Khalid Sibart, I sincerely value the opportunity to address you today, and I want to use this great occasion to speak to you, and firstly and mostly to say thank you. Thank you for all the support. I am grateful to Estonia and every Estonian for the weapons your country has provided to our brave warriors over the past 2 years. You were among the few who transferred them even before the full-scale invasion began. The sanction intended by Estonia significantly slowed down Putin's war machine. Humanitarian aid helped people in destroyed cities to survive the winter. Estonia has opened their doors for Ukrainians who left their homes because of the war. The war decided for us, but you had a choice and you made it in favor of humanity. Thank you. Estonia has already given Ukraine 18 packages of defense assistance totaling 523 million euros. Estonia decided on long-term strategic support for Ukraine at the level of 0.45% of GDP over the next 4 years. This is impressive. I understand that your weapons supply capabilities are limited, but I also know that Estonia has one inexhaustible resource that is skillfully employs. This resource is leadership. Today we truly need your leadership on the EU and NATO integration tracks, on reconstruction and recovery, and especially on accountability. We all understand that the true
and of the war is only possible once justice is restored. Ukraine's damages must be compensated from frozen Russian assets. Visits and meetings, especially on parliamentarian level, are a fuel of bilateral relations. That's why I was so glad to welcome my dear friend Lauri Huzar in Kyiv this March. I enjoyed our meaningful dialogue, which I look forward to continuing during my visit to Tallinn, following kind invitation. Freedom flows through our veins and an indomitable desire to be free. That is why we must stand together in the fight against tyranny that threatens our freedom, democracy, and European values. Together, we will win. Glory to Ukraine and Elagu Eesti! okei. Siis ma annan sulle või midagi või vaatame. Aga nüüd paluneme lavale Eesti 200 euro visiooni tutvustama erakoha esimehe Margus Tsahkna, kellel oli eile sünnipäev. Palume Margus Tsahknal lavale. Kus ta on? Kus ta on? Seal, Margus Tsahkna. Aga inimene ja masin on võidelnud läbi aegade. Üks hea lugu oli see, kui kirikusse pandi orel, sa kujutate ette, ja siis pühitseti see orel sisse ja kogudus tuli esimesele jumalateenistusele ja kõik prouad olid ka ja siis pärast siis kirikuõpetaja küsis prouade käest, no kuidas see orel siis oli? Prouad ütlesid, ei inimene masina vastu saa. Ehk siis me saime selle korda. Tere tulemast Eesti 200 euro visioonile, head erakonnakaaslased, head miljonid televaatajad. Mul on hea meel selle üle, et nii tähtsal päeval me oleme siia kokku kogunenud ja kõik tunnevad meid ju selle järgi, et meil on pikk plaan. Meil on pikk plaan Eestile, meil on pikk plaan Tallinnale ja meil on pikk plaan Euroopale. Te ei pea plaksutama, aga võite. Kes ei ole oma nutitelefone vaadanud, siis peale 3. rasket vooru valis Tallinn endale uue, edumeelse, eestimeelse ja liberaalse välja arvatud Isamaa linnavalitsuse, ehk siis linnapea on Jevgeni Ossinovski. Eesti 200 lubas tuua muutust Eestisse, me tegime seda eelmisel kevadel. Eesti 200 lubas tuua muutust Tallinnasse, me tegime seda 15 minutit tagasi. Ja Eesti 200 lubab tuua muutust Euroopasse. Ja me teeme selle muutuse ära. Keegi meist läheb sinna Euroopasse, paneb jala maha. On see Kalev, olen see mina, on see kes iganes, aga me teeme seda. Nii et meie oleme jah-inimesed. Meie oleme need, kes ei virise Euroopa pärast, et miks Euroopa on halb, miks pärast ta teeb nii, miks pärast teistmoodi. Sellepärast, et meie kuulumegi Euroopasse. Eesti 200 on sellel seisukohal väga selgelt, et me peame muidugi panustama Euroopasse. Euroopa ei ole midagi kuskil eemal. Euroopa olemegi meie. Ja meie oleme jah-inimesed, me viime läbi ka neid reforme Euroopa tasemel, mida me viime läbi Eestis ja hakkame viima läbi Tallinnas. Nii et, head sõbrad, ma tahan päris tõsiselt nüüd öelda ühte asja. Ma ennustan, et see Euroopa Parlamendi valimiste kampaania näeb välja nii nagu tavaliselt. On olemas poliitvaatlejad, ajakirjanikud, kes põhimõtteliselt elavad ainult sellest, et ennustada, kas näiteks Urmas või Jaana või Riho või keegi A saab tagasi valituks ja B, mis on kellegi reiting. Ja ma kardan, et tegelikult see debatt, mis peaks olema sisuline eurovalimiste ajal, see jääb tahaplaanile. Aga see on halb, see on väga paha. Aga miks see on paha? See on paha sellepärast, et me elamegi ajaloolistel hetkedel. Tavaliselt need hetked tuntakse ära tagantjärele.
ja need hetked on kas head või halvad. Aga täna on Euroopa ja laiemalt kogu maailmas demokraatlikud väärtused, isikuvabadused, kõik see süsteem, mille me ehitasime üles peale teist maailmasõda ja mille kujundlikuks suureks dokumendiks on ÜRO harta, kõik need väärtused on tõsiselt löögi all. See Euroopa Parlamendi koosseis, mis valitakse juunikuus, see koosseis on selle Euroopa Liidu ajaloo kõige otsustavam koosseis, sest Euroopa peab võtma vastu väga palju väga olulisi otsuseid, mis ei puuduta meie elu ainult siin, vaid mis tegelikult loovad selle müüri, millega kaitsta neid väärtusi, millele me oleme rajatud ja need väärtused, mille me saime tagasi 1991. aastal. Ja see ei ole lihtne töö. Eesti 200 põhimõtted on eestimeelsus, uuendusmeelsus, liberaalsus. Ja need samad väärtused on väga-väga tähtsad ka Euroopa tasemel. Euroopa Liit peab saama veel tugevamaks, kui ta on seni olnud, sest et ilma tugeva Euroopa Liiduta ei ole meil partnerlust Ameerika Ühendriikidega, ei suuda me üles ehitada oma kaitset siin üksinda, ei suuda me tõmmata käima majandust ja kõige hullem, ei suuda me tegelikult ka võtta maha seda bürokraatlikku rägastikku, mis paratamatult Euroopa Liiduga on kaasas käinud, sest see täna pärsib meie ettevõtjate, meie innovaatiliste inimeste, meie entusiastlike inimeste teotahet. Eesti 200 on oma programmi kokku pandud just nimelt sellel alusel, et tugevdada kaitset, tõmmata käima majandus, pöörata tähelepanu haridusele, innovatsioonile ja meie eesmärk on see, et Euroopast saaks maailma globaalses võtmes suurte globaalsete ettevõtete peakorterite maa. Muidugi meeldiks meile see, kui need peakorterid Euroopa Liidus asuksid Eestis, aga tegelikult Euroopa peab pingutama selle nimel, et tõusta globaalseks liidriks. Ma ütlesin, et me elame ajaloolistel hetkedel ja see vastab tõele. Uskuge mind, päris tihti valdab mind selline frustratsioon, kui ma tulen järjekordselt Brüsseli välisministrite või mingit muud koosolekut tagasi, kus me räägime sellest asjast, millest me ei saa rääkimata jätta iga päev. Venemaa agressioon Ukraina vastu. Me kuulsime, mida Ülemraada spiiker meile rääkis ja me teame seda kõike. Eesti 200 on väga tugevad sidemed rahvusvahelisel tasemel. Eesti 200 on väga tugevad sidemed ka Ukrainas ja meie parlamendi esimees Lauri Hussar on see mees, kes käis just Ukrainas. Ja see ei ole tavaline, et ühe parlamendi spiiker saadab ühele erakonnale oma tervituse. See näitab seda, et me oleme tugevalt jala maha pannud ka rahvusvahelisel tasemel. Aga mind teeb murelikuks üks asi. Mitte ainult see, et kas me suudame anda kiiremas korras abi Ukrainale, kas me suudame kokku panna laskemoonavarude paketid ja saata nad ära, kas me suudame anda relvastust, kas me suudame anda õhutõrjet, mis täna on kõige kriitilisema tähtsusega. Ma tean, et seda tehakse vaatamata sellele, et Ameerika Ühendriigid ei ole suutnud vastu võtta oma suurt abipaketti Ukrainale. Ma arvan, et me saame sellega hakkama. Aga me peame ühest asjast aru saama, et Ukraina ei võitle mitte ainult oma vabaduse, oma eksistentsi eest, ta võitleb ka mitte ainult meie samade väärtuste eest, milleks on demokraatia, milleks on enesemääramise õigus kõikidel rahvastel, vaid ta võitleb meie asemel. Meie asemel. Ma olin kaitseminister 2016–2017 ja me nägime teisel pool piiri Venemaal 120 000 hammuni relvastatud, treenitud Vene sõdurit vajadusel 24 tunni jooksul tulema agressiooniks NATO-sse. Seda käsku ei tulnud õnneks. Aga need väed on kõik saadetud Ukrainasse. Neid ei eksisteeri enam, saate aru? Neid ei ole olemas, nad on surnud. Selle asemel, et meiega võidelda, võitlevad ukrainlased meie eest ja seda on vaja meeles pidada. Me peame tingimustetult aitama Ukrainat, sest kui kukub Ukraina, siis kukub kogu meie see süsteem, milles me oleme kokku leppinud, mitte ainult Euroopas, vaid laiemalt. Ja sellest peavad kõik aru saama. Kõik peavad sellest aru saama. Nii et kaalul on väga palju. Aga mis mind teeb murelikuks, on see, et ka Euroopas väga paljud inimesed ja riigimehed mõtlevad ja loodavad, et äkki kuidagimoodi
see vana hea aeg kuskil 3 aastat tagasi, see tuleb tagasi. Et see tuleb tagasi ja business as usual läheb lihtsalt edasi. See ei vasta tõele. See maailm ei tule kunagi tagasi. Ja sellepärast me peame täna seisma ukrainlaste selja taga. Sellepärast me peame investeerima oma kaitsevõimesse Eestis. Sellepärast me peame investeerima Euroopa kaitsevõimesse. Sellepärast on Eesti välja käinud ja Eesti 200 toetab seda initsiatiivi, et 100 miljardit kaitsevõlakirju antakse Euroopa tasemel välja, sest me ei jõua üksinda siin Läti, Leedu, Poolaga investeerida. Me peame ühiselt panustama kaitsesse. Ja me peame võitma selle sõja Ukrainas. Vastasel juhul, ma ütlen teile ausalt, head sõbrad, see sõda tuleb Euroopasse. See tuleb siia ja see on asi, mida mitte keegi meist ei taha. Kui rääkida hallidest tsoonidest, demokraatiast, kõigest sellest poolest ja ka näiteks neutraalsusest, siis tuletage meelde, et Eesti deklareeris ennast enne teist maailmasõda neutraalseks riigiks, öeldes, et meie ei taha sõtta astuda. Me olime tegelikult sellel otsustaval hetkel üksi. Nüüd neutraalsus Venemaa naaberriikides on selge, et see on roheline tuli Putinile agressiooniks. Ja sellest on kõik aru saanud ja seetõttu Eesti 200 toetab oma DNA järgi laienemisprotsesse. Euroopa Liit peab laienema, NATO peab laienema, Ukraina peab saama Euroopa Liidu ja NATO täisliikmeks, sest et kui nad ei ole nendes organisatsioonides, siis on see roheline tuli Putinile jätkata. NATO on ainukene julgeolekugarantii, mis üldse töötab. See on reegel. See on tõsiasi. Ja ka ilma tugeva Euroopa Liiduta ei tööta ka NATO. Nii et need asjad on koos. Sest oleme ausad, kui me ei oleks 20 aastat tagasi astunud mõlemasse organisatsiooni, siis me ei oleks siin saalis arvatavasti pidanud oma valimiskongressi. Me ei oleks nuputanud selle üle, et kes meist läheb Euroopa Liitu või mis meist üldse saab, vaid ma olen täiesti kindel, et meid oleks tabanud selle 20 aasta jooksul agressioon. Ja üksi ei oleks suutnud me sellele vastu seista. Rootsi inimesed otsustasid astuda NATO-sse peale 200 aastat neutraalsuspoliitikat, peale 200 aastat. Ja see ei ole midagi muud kui näide sellest, et kõik tunnevad, et see oht on reaalne. Aga me ei karda, meie ei karda, me siin Eestis ei karda, sest me oleme valmis seisma oma vabaduse eest, kuna me mäletame oma perelugude kaudu veel seda kõike, mis toimus meil okupatsiooni ajal. Ja see sama toimub täna, sel hetkel, kui me siin oma kongressi peame ka Ukrainas. Ja seetõttu ma ei ole mitte negatiivne, vaid ma olen lootusrikas. Ma olen lootusrikas ja meie ka Eesti 200 oleme võimelised oma panuse sinna panema. Head sõbrad, meil on ka palju muud Euroopas teha. Me peame sinna viima selle kultuuri, oma ekspertsuse, mida me tahame Eestis ellu viia. Me peame tõmbama majanduse käima, me peame vähendama bürokraatiat, me peame julgelt seisma võrdselt laua taga, et koos kõigi teiste riikidega ajada seda asja, mis tagab meie vabaduse, majandusliku arengu ja võtab maha seda ülereguleerimist. Siin on üks tont käimas mööda Euroopat, kus tahetakse rääkida, et konsensuspõhimõte välis- ja julgeolekupoliitikast tuleks maha võtta ja tekib nii-öelda enamushääletus. Sellele seisab Eesti 200 vastu, sest et just nimelt konsensuspoliitika on andnud meile selle positsiooni võrdselt kõikidega laua taga, et meiega tuleb arvestada. Mis siis, et vahepeal mõni ulakam pereliige teistmoodi mõtleb, me saame sellega hakkama. Me tegelikult peame seda konsensust hoidma. Tulles tagasi Eestisse, siis ilma tugeva Eestita ei ole ka tugevat Euroopat. Eestis on asjad ühtpidi väga hästi, kui te käite maailmas reisimas, käite tutvute erinevate maadega, siis tegelikult meie elu on hea. Me saame aru nendest ohtusest, me investeerime oma kaitsesse, kuid üksi me tegelikult vastu ei pea. Kuid selleks, et asjad oleksid korras, peavad nad ka korras olema. Eesti 200 lubas tuua muutust Eestis ja me oleme saanud mandaadi Eesti inimeste käest, mis oli tugev mandaat. Me tegime korralikud koalitsiooni läbirääkimised ja me oleme täna võimul. Me viime läbi reforme, me viime läbi valusaid reforme. Me viime läbi reforme hariduses, mille kõige
kujundlikum ja suurem reform, mida ei ole suudetud üle 30 aasta teha, on eestikeelsele õppele üleminek, aga ka paljud teised. Me oleme sõnastanud eesmärgi, et Eesti majandus, mis on täna nullseisus sõna otseses mõttes, tuleb käima tõmmata. Meil on ambitsioonikas eesmärk, mille taga on plaan tõsta 2-kordseks Eesti majandus aastaks 2035, just nimelt. Ja see on tehtav, sellepärast selle plaani taga on ettevõtjad, selle plaani taga on eksperdid ja selle plaani taga on need inimesed, kes saavad aru, et Eesti ei ole enam lihtsalt üks konvergentsi majandus, ehk siis me ei ole odava tööjõumaa, et me lihtsalt loodame, nagu mõnikord öeldakse, lollide lohutus, et äkki läheb paremaks. Ei lähe. Me peame tegelikult tegema reformi, me peame tegelikult pöörama oma näo ettevõtjate poole ja laskma neil tegeleda ettevõtlusega, mitte ütlema riigi poolt, mis on hea ja halb. Ehk siis need samad asjad, kõik need eesmärgid, reformid, me saame teha ainult koos tugeva Euroopaga. Ja see teadmine meil on, see teadmine meie inimestes on. Ja kui te hiljem näete, kes on meie kandidaadid, siis te saate aru, et ma ei liialda. Vastupidi, ma olen väga tagasihoidlik. Meil on väga tugev nimekiri. Aga üks asi, mis meil Eestis on see, et eelmised valitsused on lihtsalt üle võlli pannud. Nad on vastutustundetut eelarvepoliitikat ajades võtnud kohustusi peale, millest ma ütlen ausalt, me ei olnud teadlikud, kui me läksime koalitsiooni läbirääkimistele, aga me ei hiili kõrvale vastutusest. Meil on eelarve omadega väga halvas seisus. Uue majandusprognoosi järgi peaaegu 1 miljard eurot on auk, mis tuleb täita. Ja nüüd on siin erinevaid ideid. Kehtestame makse, näiteks habememaks või midagi muud, näiteks siin on Tarmol on pea kiilas, paneme maksu peale või mida iganes. Aga see ei ole ju lahendus, sest et me ei saa neid makse panna rohkem peale meie töötavatele inimestele, meie ettevõtjatele, meie majandusele, sest me peame tõmbama selle masina käima. Aga millest ei taheta väga rääkida, on see, et me peame tõmbama kokku oma kulutusi. Jah, Eesti 200 on välja pannud ja täna valitsus viib läbi nulleelarveprotsessi, mis on sisuliselt see, et me vaatame igasse ministeeriumisse, sihtasutusse, igasse riigi erinevates organisatsioonides sisse, kus on, mis teenused, miks pärast neid teenuseid osutatakse ja kas neid üldse on vaja. Sest see on alus, et me saame viia ellu personaalse riigi põhimõtte, ehk siis iga inimene saaks neid teenuseid, mida ta vajab, ilma pabereid täitmata, vaid automaatselt, ja ei saaks neid teenuseid, mida ta tegelikult ei vaja. Kindlasti tuleb sealt kokkuhoiukohti, kuid see ei ole see koht, kust 1 miljard kokku tõmmatakse. Enne kui me lähme laenu võtma, sest laenu peal me täna elame, Eesti riik täna selle aasta jooksul elab lihtsalt jooksvaid kulutusi laenu peal 1,7 miljardit eurot jooksvalt. Selle pealt makstakse intresse, mis on väga karmid juba. Järgmisel ülejärgmisel aastal, kui me nii edasi läheme, maksame me 1% SKP-st ainult intresse. Intress, nagu te teate, on kellegi kasu. Kas me sellist Eestit tahame? Kas me sellist koormust tahame oma lastele kaela? Me ei taha. Me ei taha seda. Seepärast ma ei häbene võtta siit mulle kingitud mütsi, panna see pähe. Kas te näete, mis siin on? Ei ole. See on krokodill. Krokodill. Ma olen kärpekrokodil ükskord olnud ja me tegelikult koos teame neid kohti, kus tuleb võtta, sest et kui, vaadake siia ka, on kogunenud, siis tuleb maha võtta. Ja enne kui me lähme võtma laene, enne kui me võtame lihtsalt mingid kohustusi peale, enne kui me lähme inimeste rahakoti kallale ja lihtsalt tõstame makse, siis vaadake siia, see loom tuleb. See loom tuleb karmilt ja ma väga loodan, et meie koalitsioonipartnerid tulevad sellega kaasa. Sest et meil on võimatu rääkida Eesti ettevõtjatele, Eesti inimestele, et ei, riik on täna nii õhuke, meil ei ole siin üldse midagi kokku võtta, aga teie pingutage ja makske veel rohkem. Me ei tee seda. Ehk siis krokodill tuleb. Ma loodan. Head sõbrad, mul on veel 2 sellist mütsi ja ma kingin need meie koalitsioonipartneritele. Aga hea Eesti 200, ma ütlen jumala ausalt, ma olen üks selle erakonna asutajatest olnud ja
ma olin täiesti hämmastunud meie suurepärase valimistulemuse eest. Veelgi hämmastunud ma olin sel hetkel, kui me tegelikult läksime koalitsioonilepingut sõlmima, sellepärast, et me saime peaaegu kõik selle, mida me tahtsime. Me oleme väga palju ka juba ellu viinud. 17. aprillil möödub aasta sellest valitsusest ja me võime öelda, et meil on tehtud oma põhiprogrammist või vähemalt algatatud kuskil 60% oma lubadusest, mis on väga suur osa sellest 4 aastast, esimese aasta jooksul. Aga me oleme toonud ellu ka väga suure väärtuspöörde Eestis. Ilma meie eestvedamiseta ei oleks abieluvõrdsust siin olnud. Ja kas te täna kuulete neid debatte või neid virinaid või neid inimeste vastaseid rünnakuid, mis kunagi olid need 10 aastat? Ei ole. Samamoodi viime meie eest ka seda poolt, et me peame jätkusuutlikkust oma majandust arendama nii, et meie loodus säiliks, et meie ressursid säiliksid ja nii edasi. Me teeme seda. Aga mis ma tahan teile head erakonnakaaslased öelda? Ma olen teie ja meie üle väga uhke, sest see koore, mis meie õlgadele langes aasta tagasi, täiesti uutele inimestele, kes pole mitte kunagi poliitikas olnud, kes olid austusväärsed inimesed kui eksperdid, aga kes kannavad täna seda vastutust ja nad ei virise, vaid me läheme edasi. Ja kõigile teile, head erakonnakaaslased, samamoodi. Vaatamata sellele, et võib-olla me ei ole kõige populaarsem erakond, aga me saame sellest mõne aja pärast. Vaatamata sellele me läheme edasi. Me läheme edasi, me viime ellu seda muutust, mida me lubasime, seda muutust, millele me saime mandaadi. Ja me teeme seda nii Tallinnas, linnas, me teeme seda riigis, aga me läheme seda tegema ka Euroopasse. Ma usun seda, et me oleme võimelised saama esindatuse Euroopa Parlamenti. Meil on väga tugev nimekiri, mida me täna siin esitleme, ja meil on tegelikult väga head mõtted, mida viia ellu Euroopas, sest meie olemegi need jah-inimesed. Me oleme jah-inimesed. Euroopa on meie kodu. Ilma Euroopata meie ei saaks hakkama. Ja me panustame sinna nii palju, kui me vähegi suudame. Nii et, head sõbrad, head miljonid televaatajad, meile piisab mitte miljonist häälest, võib natuke vähem anda, aga me läheme kõik koos Euroopasse, oleme tugevad, aitäh teile! Aitäh Margusele ja veel kord aplaus! Juhu! Aitäh! Aga nüüd palun siia lavale Eesti haridusminister Kristiina Kallas, kelle käes on olemas pikk plaan tervele Euroopale. Palun! Armsad 200-sed. Kas te mäletate, kui me kunagi alustasime ja siis meile tundus, et kõige olulisemad on Riigikogu valimised? Siis tulid kohalikud valimised ja me saime aru, et need on täpselt sama olulised. Ka Euroopa valimised praegu on täpselt sama olulised kui kõik eelnevad valimised. Sellepärast, et Euroopas on täna selline olukord, kus meil on üks ajaloo hetk, selline murdumise hetk ja meil on tegelikult küsimus selles, et kas järgmine Euroopa Parlamendi koosseis saab olema koosseis, mis ütleb, et meil on vaja vähem Euroopat, vähem solidaarsust, igaüks seisab ainult iseenda eest, või meil on vaja rohkem Euroopat, rohkem solidaarsust, rohkem ühtsust ja ühist tugevust. Ja Eesti 200 läheb Euroopa Parlamenti seisma selle eest, et meil oleks rohkem Euroopat, kõvasti rohkem Euroopat, sest kõik need väljakutsed, mis täna globaalselt Euroopa ees seisavad, olgu see Euroopa kaitsmine, olgu see Euroopa majanduse tõstmine, olgu see rohepööre, olgu see nii-öelda noorema ja energilisema Euroopa ülesehitamine, seda kõike saab teha ainult ikkagi siiski koos. Ja Eesti 200 programm Euroopa Parlamendi valimistel sõnastab meie jaoks täpselt need eesmärgid. Tugev, ühtne ja oluliselt rohkem Euroopat. Kaitstud Euroopa. See on ilmselt nende valimiste ja tänase hetke kõige olulisem hetk, kus Euroopa peab suutma üles leida oma selle ühise tugevuse, millega seista oma põhiväärtuste eest. Sest see sõda, mis on täna Euroopas käib, ei ole sõda ainult Ukraina iseseisvuse ja suveräänsuse eest. See on sõda rahvusvahelise korra eest, see on sõda Euroopa põhiväärtuste eest vabadusele ja iseotsustamise õigusele. Me läheme Euroopasse eesmärgiga
tagada see, et iga liikmesriik Euroopas panustaks oma iseseisva kaitsevõime suurendamisesse. Me läheme Euroopasse selleks, et seista selle eest, et iga liikmesriik panustaks Ukraina võitmisesse. Me oleme kokku leppinud, et 0,25% sisemajanduse kogutoodangust läheb Ukraina abistamisele ja me peame Euroopas selle eest ka edasi seisma. Me viime ellu Euroopa Liidu kaitsevõlakirjade algatuse, mille tulemusel investeeritakse 100 miljardit eurot Euroopa sõjalise kaitse arendamisesse ja liikmesriikide kaitsetööstusesse. Me läheme Euroopasse seisma selle eest, et Ukrainast saaks Euroopa Liidu liige ja NATO liige. Me toetame väga tugevalt täielikku majandusembargot Venemaale. Euroopa Liit peab karmistama enda hoiakut ka kolmandate riikide suhtes, mis annavad Venemaale mis tahes abi. Me seisame selle eest, et Euroopa Komisjonis loodaks kaitsevoliniku koht, kes keskendub Euroopa Liidu tööstus- ja kaitsevõime suurendamisele. Meie huvides, Eesti huvides on see, et seda portfelli hoiab Kesk- või Ida-Euroopa kandidaat. Ja Euroopa kaitseks on oluline ka see, et me toetame Euroopa majandusjulgeoleku kasvatamist. Suurendame Euroopa strateegilist autonoomiat, minimeerides eriti just Venemaa mõju meie tarneahelatele ja elutähtsale taristule. Euroopa kaitsmine põhiväärtustes ja inimeste elude kaitsmine ja Ukraina võit selles sõjas on võtmetähtsusega järgmise Euroopa Parlamendi töös. Ettevõtlik Euroopa. Euroopa majanduse innovatsioonivõimekus on viimastel aastatel tänu sõjale, tänu energiakriisile ja tänu pandeemiale natukene pihta saanud. Aga siiski ainult natukene. Me peame leidma selle uue energia, millega me seda innovatsioonivõimekust kasvatame. Euroopa vajab talente. Euroopa peab jääma avatuks kõrgelt kvalifitseeritud töötajate sisserändele ja sellele, et Euroopa muutub kõige atraktiivsemaks piirkonnaks maailma globaalsetele talentidele, kes tulevad siia töötama, kes tulevad siia õppima. Me peame jääma neile avatuks. Samal ajal Euroopa peab päris tugevasti kaitsma oma idapiiri. Euroopa idapiir on olnud pikemat aega hübriidrinnakute all ja seal peab olema solidaarsus, võtta seisukoht ja selge positsioon Euroopa idapiiri kaitsmiseks. Me ei toeta üle-euroopalisi makse. Me leiame, et liikmesriikidele peab jääma otsustusõigus selle üle, kuidas majandusest maksuraha koguda ja kuidas seda kasutada. Aga me oleme seisukohal, et digitaalse ühisraha kasutuselevõtt suurendab Euroopa konkurentsivõimet. Euroopa teadus peab taastama oma liidripositsiooni maailmas. Me väga tugevasti toetame teadlaste rännet, tipplaborite teket ja teadmussiiret. Me pooldame Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformi ja ka seda, et väiksemate liikmesriikide toidutootjate kohtlemine oleks Euroopas võrdne. Me tahame, et ka Euroopa muutuks personaalseks iga eurooplase jaoks. Me peame tagama ja seisma selle eest, et Euroopas areneksid piiriülesed e-teenused ja informatsiooni kättesaadavus üle riigipiiride. Roheline Euroopa. Me tahame seista selle eest, et energiakriisist räsitud Euroopa majandus ja Euroopa looduskeskkond tuleks sellest kriisist välja tugevamana. Me toetame digi-, ring-, rohe- ja mahemajanduse arengut. Need on olulised võtmearengukohad Euroopa jaoks lähitulevikus. Me leiame, et rohelises Euroopas on rohelised linnad. Euroopa suurte linnade ja väiksemate linnade omavaheline koostöö selleks, et linnaruum muutuks ettevõtjatele ja inimestele oluliselt sõbralikumaks, selle eest tuleb seista. Kliimamuutuste pidurdamisel on esmatähtis süsiniku püüdmine ja selle ladestamine. Ja see tähendab mõistliku tasakaalu jätkusuutliku metsamajanduse ja ka looduskaitse vahel ja selle eest Eesti 200 Euroopa Parlamendis seisab. Süsinikuheite vähendamiseks me võitleme heade ja heitmevabade transpordiühenduste eest. Eesti konkurentsivõime tõstmiseks on vaja edasi töötada kiirete ja keskkonnasõbralike transpordiühenduste loomiseks ülejäänud Euroopaga. Me ehitame koos Euroopaga valmis Rail Balticu. Vähem reguleeriv Euroopa.
Regulatiivne keskkond ei tohi muutuda ettevõtjate jaoks liialt koormavaks ja kalliks. Regulatiivse koormuse vähendamiseks on vaja suuremat digilahenduste kasutuselevõttu ja andmete potentsiaali ulatuslikumat rakendamist Euroopas. Digitaalne isikutuvastus ja digiallkirja laialdasem kasutamine aitavad oluliselt vähendada bürokraatiat Euroopa Liidu institutsioonides ja ka kõikides liikmesriikides. Me ei pea õigeks Euroopa Liidu keskaparaadi kasvu ega ka eelarve pidevat suurendamist. Liikmesriikide esindatust tuleb vähendada institutsioonides selleks, et teha ka ruumi uutele liikmesriikidele. Ja pühime tolmu paberivaba Euroopa Parlamendi initsiatiivilt. Toetame seda, et parlament liiguks üha enam digitaalsete lahenduste kasutamise suunas. Digitaalne isikutuvastus, digitaalne allkiri, nende kasutamine Euroopas aitavad väga oluliselt kaasa sellele, et meie ühise Euroopa ruumi kujunemine oleks võimalikult paberivaba ja efektiivne. Ja lõpuks, aga siiski mitte vähem oluline, meie jaoks on oluline noor Euroopa. Toetame seda, et noored Euroopas saaksid oluliselt rohkem õpirändes osaleda. Me soovime, et mitte ainult üliõpilased, aga ka kooliõpilased juba põhikooli tasandil saaksid võimaluse Erasmuse õpirändes osaleda. Mida rohkem meie noored risti-rästi Euroopas üksteiselt õpivad, seda tugevam ja ühtsem on see tuleviku Euroopa. Toetame igatepidi noorte töö- ja praktikate programmi laiendamist Euroopa Liidu institutsioonides ja eestlasti senisest aktiivsemat osavõttu. Aga Euroopa Liit peab oluliselt rohkem pöörama tähelepanu ka vaimse tervise probleemidele ja plahvatislikule selle vaimse tervise probleemide kasvule. Me tahame, et me tegeleksime selle murega Euroopas koos, et meil oleks parlamendi tasandil arutelud ja ka lahendused, kuidas me sellele vaimse tervise pandeemiale siiski vastu seisame. Ja lõpuks, Eesti 200 on koos meiega sarnaselt mõtlevate kaaslastega Riigikogus sisse andnud seaduse muudatuse sellest, et noored saaksid Euroopa Parlamenti valida. Jutt sellest, et noori on vaja rohkem kaasata, on sisutühi, kui noortel ei ole õigusi kaasa rääkida. Ja selle tõttu me seisame Euroopa Parlamendis ka selle eest, et üle Euroopa, kõikides liikmesriikides ja ka Eestis oleks noortel tulevikus võimalik valida Euroopa Parlamenti juba 16-aastaselt. Need on meie põhilised punktid. Te saate seda programmi ka lugeda kodulehelt kohe, kui see saab kinnitatud. Ja siin lõpetuseks, head 200-sed, jätke meelde, me peame Euroopas seisma selle eest, et seda Euroopat oleks rohkem. Ja ma tänan, et selle programmi kokkupanemisel osalesite teie kõik. Meil olid väga aktiivsed töörühmad, aga ma eriliselt tahaksin siit lavalt tänada Liisa Pakostat, kes väga palju töötas selle programmi kokkupanemise nimel, ja Rauno Verit, kes samamoodi väga palju panustas selle programmi kokkupanemise nimel. Nii et suur-suur tänu teile, Liisa ja Rauno, selle töö eest. Ja ma usun, et sellise positiivse suhtumisega ja positiivse energiaga ja uuendusmeelse lähenemisega me seda Euroopat ka muutma läheme. Aitäh teile! Aitäh, Kristiina Kallas, ja veel kord palun aplaus selle imelise kõne eest. Ma vaatasin, et sa said seekord nii kiiresti sealt trepist üles. Enne sa läksid ikka tasakesti, ja nüüd on sul juba hoog sees. No, eks harjutamine teeb meistriks. Aga nüüd, armas rahvas, on väga oluline hetk. Nüüd on aeg vaadata, millised inimesed Eesti 200 poolt Euroopasse kandideerivad. Kes oma nime kuuleb, tuleb lavale ja annab 2 minuti jooksul teada, mida ta kavatseb Euroopas tegema hakata. Jah, meil on selline triibuline nimekiri, kus tulevad kohe niimoodi meesnane. Ja kõige esimesena kutsume siia Eesti 200 Euroopa Parlamendi valimiste nimekirja esinumbri, erakonna esimehe Margus Tsahkna. Juhu! Head sõbrad, ma just olin siin lava peal ja rääkisin, mida me lähme tegema. Aga ma võtsin selle ettepaneku vastu, et kandideerida esinumbrina kogu erakonna ja nende väärtuste eest, mille eest me seisame. Ja ma olen kindel, et me selle koha meeskonnana võtame, sest meie nimekiri
on väga tugev ja seda te näete kohe järgmistel hetkedel. Aga mis ma tahan teile öelda? Ma panustan palju, ma luban teile, et ma olen igal pool kohal, aga Eesti Vabariigi välisministrina mul on täna see kompetents, et kanda seda ka edasi, mis puudutab just nimelt nii Euroopa poliitikat, rahvusvahelist poliitikat, kui ka kõiki neid teemasid, mida me peame järgmise 5 aasta jooksul otsustama. Nagu ma ütlesin, see Euroopa Parlament ei ole mingisugune lihtsalt niisama Euroopa Parlament, kus mingid vennad käivad vahepeal Eestis, vahepeal mitte ja mõtlevad selle üle, kuidas oma need rahaasjad korda saada seal isiklikult. Et see Euroopa Parlament on Euroopa Parlament, mis otsustab laiemas pildis kogu Euroopa saatuse. Nii et mina olen olemas, lähme koos ja võtame selle koha. Aitäh teile! Järgmisena sotsiaalteadlane, õppejõud ja Eesti haridusminister Kristine Kallas. Ma just hetk tagasi lugesin teile ette need, mille eest me peame seal Euroopas seisma. Aga te teate ka seda, et Eesti 200 on hariduse usku erakond. See on üks meie programmi piibli alustalasid. Ja ma usun seda, et vaatamata sellele, et Euroopa tasandil hariduses, Brüsselis, parlamendis ei otsustata väga palju ja võib-olla see on isegi hea. Aga ma usun sellesse, et Eestil on väga palju, mida öelda Euroopale selle kohta, kuidas üks haridussüsteem peab hea olema. Ja seda teadmist on Euroopal rohkem vaja ja selle tõttu ma olen valmis minema Euroopasse seda teadmist viima ja seisma selle eest, et kõikides liikmesriikides oleks täpselt samamoodi, nagu on Eestis, lihtsalt maailma parim haridus. Aitäh! Ja nüüd palun lavale diplomaat, kaitseekspert ja Riigikogu kaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Mina luban seista millest ikka kui Euroopa kaitse, julgeoleku, rahu ja heaolu eest ja vaadake, Euroopa on unikaalne heaolu, turvalisuse ja rahu oaas maailmas, nagu ka Põhja-Ameerika. Aga vaadake ka, mis toimub Euroopa ida- ja lõunapiiridel. Me oleme praegu ümbritsetud kriisikollete ja vaenlastega, kes tahavad meid rünnata, meie eluviisi muuta, võib-olla isegi hävitada. Ilmselt olete teadlikud tänaisest Iraani lausalisest rünnakust Iisraeli vastu, et rahvusvaheline olukord kahjuks on jälle veel kord halvenenud, aga loodame edaspidi kõige paremat ja selle jaoks ongi tarvis, et Euroopa oleks tugev, ta on ju majanduslikult hiiglane võrreldes näiteks Venemaaga, aga samas ta ei suuda täiemahuliselt ja jõuliselt Venemaale vastata. Nii et meie ülesanne on anda eeskuju, üles äratada eurooplasi ja nad panustaksid rohkem oma kaitsesse, sest ajad on muutunud. Lõpuks ütleksin, et Eesti on väike riik Euroopa äärealadel, siin Kirde-Euroopas ja NATO ja Euroopa Liit on meie jaoks võrdselt olulised. Nad on meie jaoks nagu isa ja ema, ma ütleksin, keda me peame hoidma, kellest me peame hoolima ja mõtlema sellele, et kokku on mõlemas organisatsioonis 35 liikmesriiki. Järelikult meil on 34 liitlast. Me ei ole üksi ja ma arvan, et me ei ole kunagi enam üksi ja selles peitubki meie jõud. Aitäh! Nii, järgmine ümbriku sisu on siin muutuste juhtija, õpetaja ja Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa-Ly Pakosta. Kuula nüüd seda, saab huugama ära, meid kuulda on täna.
I woke up at 6 a.m. esihinnast Hummogo Heratti ja nagu merelaine tuli pähe, et once in a lifetime on mul täna võimalus siin teiega jagada, mille eest ma Euroopas seisan. Ladies, this sure feels right. Euroopa Parlamendis saab hääletada Euroopa Liidu seadusi ja juristina kavatsen ma seda teha kõige paremal võimalikul moel. To kick the sadness out the door, to kick the bureaucracy out the door, bürokraatia välja. Jah, pilvikud ja šampinjonid, kus on teie niidid, ma seisan rohelise Euroopa eest. La Forza del Destino on meil muidugi võita Ukraina sõda. Ukraina võit on meile kõige tähtsam. But when it all calms down, we're still safe and sound. Selle nimel lubangi vaeva näha. Eesti majandusele nii vajalik õiglus siseturul ootab, kui riskida julget. See on tee. Inimeste õiguste kaitsel ja Eesti huvide kaitsel tugevas ja ühtses Euroopa Liidus luban olla, kui jää või tuli kuum ja valgel ööl ka varjust truum. Kuula nüüd, vaata, kui pimedus on teel, siis meie peame sellele pimedusele Euroopas vastu astuma. Tead, millal olen rahul? Siis, kui me astume koos. Astume hääleta valimistel meie poolt. Meid kuulda on täna. Ja see kott vii ära, seal on ilmselt mingid sorteerimata jäätmed. Järgmisena palume lavale ajakirjanik, endine maavanem ja Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro. Tere Euroopa, tere Tallinn ja tere teise Eesti esindajad, kes on siia kõik kogunenud. Täna öösel me nägime, kui tähtsad on liitlassuhted. Me oleme näinud seda 2 aastat. Tugev Euroopa tähendab tugevat Eestit. Tugev Euroopa mitte ainult kaitsepoliitikas, kaitsevõimes, vaid keskkonnapoliitikas, kliimaeesmärkide poolt võitlemises ja läbi innovatsiooni, läbi tehnoloogilise uuenduse. Me oleme näinud väga palju Euroopas inimesi selliseid, ootame, vaatame, loodame, äkki laheneb ära. Meil on vaja Euroopas rohkem inimesi, inimesed Euroopasse. Nii, krõbistame järgmist ümbrikku ja siit avaneb selline nimi, nimelt meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor, sotsiaalkomisjoni liige Irja Lutsar. Tere kõigile, mille eest siis minul Euroopas seista jääb. Ma väga toetan seda, et meil on ühtne Euroopa, koos oleme me tugevamad kui üksinda, aga samas me peame meeles pidama ja seda õpetas mulle pandeemia, et igal linnul on oma laul. Ja me ei saa kõiki otsuseid jätta Euroopa teha, meil peavad jääma oma eksperdid, meil tulevad oma siseriiklikud otsused ise teha ja mõnikord võib-olla ka Euroopale vastu minna. Teine asi, mis ma loodan väga, et lõpeb ära pärast, kui 20 aastat enamus Ida-Euroopast on olnud juba Euroopa Liidus, see nõnda nimetatud vana Euroopa, kus siis on targad, kellelt on õppida, kelle käes me käime õppida, ja siis on siis see uus Euroopa, mis on siis nagu vastupidine vanale Euroopale. Lõpetame ära need terminid vana ja uus Euroopa, meil on mõlemal poolel teineteiselt õppida ja ärme seda enam kasutame. Ja lõpetuseks. Ma täiesti möönan, et see on nagu sõja või täna hommikul kahjuks pean ma ütlema sõdade aegne Euroopa Liidu valimine ja esimene prioriteet peab olema võitlus või sõja võitmine, mitte nüüd ainult Ukrainas, aga ka paljude sõdade võitmine. Aga elus on väga paljud asjad aegkriitilised. Me ei saa muud elu panna pausile, et tuleme siis tagasi, kui need sõjad ükskord läbi on. Me peame lapsi sünnitama, me peame ennast harima, me peame teadust arendama ja me peame siis olema elus tugevamini
kui see sõda ükskord läbi saab. Ja nii nagu pandeemia ajal ma olen öelnud ja ütlen ka praegu, iga asi saab ükskord otsa. Aitäh teile! Ja järgmine inimene siia lavale tuleb Noor Eesti 200 juhatuse liige ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras. Tervist kõigile! Ma arvan, et teil pole kristallkuuli vaja, et ette aimata, missuguse ühiskonnagrupi eest ma Euroopas rääkida tahan, aga ma mõtlesin, ma alustan natuke teistmoodi. Et Ukraina sõjast on siin täna palju räägitud ja ma arvan, et läheks natuke spetsiifilisemaks. Ehk siis Marguse ja minu eestvedamisel me tegeleme praegu Eestis sellega, et külmutatud varad, Venemaa külmutatud varad anda Ukrainale. See teema on üleval ka Euroopas. Ja ma olen täiesti veendunud, et sellega tuleb edasi liikuda, et Ukraina selle sõja võidaks. Mis tähendab seda, et kuna me oleme seda julgust juba üles näidanud, mitte ükski teine riik ei ole julgenud selle peale isegi nagu iseseisvat riigina mõtlema hakata veel. Nad kombivad, vaatavad, mis meie teeme. Ehk siis Eesti peab Euroopa Parlamendis näitama ka Euroopa Liidule seda julgust ja seda eestvedamist, et need Venemaa külmutatud varad seal anda Ukrainale, et nad sõja võidaksid. Teiseks, praeguse energiaolukorra tõttu on see Euroopa rohepööred, mis on minu eest päris jõudsalt juba hakanud edasi liikuma, on hakanud tekkima kahtlus selle osas, et kas me ikka saame hakkama ilma. Aga minu jaoks on oluline see, milline meie planeet näeb ka välja, ütleme 50 aasta pärast. Et niisugused kiired, mugavad lahendused ei ole need, mille poole me peaks püüdlema. Me peame püüdlema täiesti CO2 neutraalsuse poole Euroopa Liidus ja näitama maailmale sellega eestvedamist. Et me peame mõtlema ka selle peale, millised on minu lapsed, millised on teie lapsed, lapselapsed, mis maailmas nad elavad. Et praegu meil on juba 8 kuud talve ja 3 kuud suve, mis on hästi palav. See on kõik kliimamuutuste tõttu ja seda ei saa, nagu selle vastu ei saa seista, kui inimesed seda eest ei vea. Ja lõpetuseks muidugi minu jaoks on oluline ka noorte esindatus, sest et Euroopa Parlamendis on 705 parlamendiliiget ja nendest alla 6% on alla 35-aastased. Kui me võrdleme ühiskondi, siis on see esindatus, ei ole demokraatia mõttes, ei ole esinduslik esindatus. Ja see European Youth Forum on sellega välja toonud, et kuna tavaliselt ka kandidaadid kippuvad olema kuskil 50 kanti, siis noored ei tunne, et keegi neid seal esindaks. Ja nagu Kristjan enne mainis, siis minu eestvedamisel see nädal anti sisse Euroopa Parlamendi valimise ja kandideerimise ja langetamine, mis on minu meelest mõlemad väga olulised selleks, et Euroopa Parlamendis oleks rohkem noori, kuna iga generatsioon on järgmisest nutikam, tähelepanu võime võib-olla väiksem, aga et noored saaksid valida teisi noori ja kes viiksid innovaatilised ja liberaalsed ideed ka Euroopa Parlamenti ja laiemalt. Aitäh teile! Siis 8. kohale kandideerivad tegelikult ka 3 erakonna liiget, kellest kohe varsti eraldi ka teeme juttu. Ja nimekirja ankrumeheks on poliitik, diplomaat ja ajalooõpetaja Indrek Tarand. Väga kiiresti 3 mõtet, kultuuriline, poliitiline ja politoloogiline. Kultuuriliselt on ausalt nii, et ma tulin siia tegelikult ainult suurte tüdrukute pärast, sest nad meeldivad mulle metsikult. Aga nüüd, kui ma kuulsin ka kõnesid, programmi, nägin Eurovisiooni, on loomulik, et ma annan oma nõdra jõu ankrumehena Eesti 200 võistkonnas. Poliitiliselt ei tule see otsus tühja koha pealt, sest Eesti 200, kui me oleme ausad, oli ainuke erakond Eestis, kes õpetajate streigi ajal natukenegi püüdis mõista, kui ärapiinatud, kui vaevatud, ülekoormatud ja alamakstud on Eesti õpetajad, minu kolleegid. Ja sellest johtuvalt ma arvan, et Eesti 16 749 õpetajat võiksid minu poolt olla. Ma arvan, et sellest ei piisa. Seetõttu vajame me ka 2121 kutsekooli õpetajat, nende hääled on meile olulised, pluss 7499 lasteaiaõpetajad,
hakkab looma, kas pole? Hakkab looma 25 000 häält ja politoloogiliselt. Tuleb meil umbes 90 kandidaati, kõik erakonnad täisnimekirjadega ja mõni üksik. Aga nendest mitte ühelgi ei ole 10 aastast Euroopa Parlamendi kogemust. Minul on. Märkame, et Andrus Ansip, ainuke selle koosseisu professionaalne Europarlamendi saadik Eestist, sageli top 100 esinenud poliitiline figuur, on otsustanud hakata vanaisaks. Ja head õnne talle selles töös, aga Eesti kodanikud vajavad selle professionaalse puudujäägi korvamist ja seda saan teha ainult mina ja ka Reformierakonna valijad, need 41 000, kes hääletasid eelmistel valimistel Andrus Ansipi poolt, saavad rahumeelselt Eesti 200 ankrumehe poolt olla ja meil on koos, kui palju juba? 41 pluss 25, 66 000 häält. Sellest ka veel meile ei piisa. Ja nüüd Eurovisioon, aitäh Eesti 200, aitäh Kristiina Kallas haridusasja ajamast. Eesti 200 on ainuke hariduserakond, nagu ütles esimees Margus Tsahkna. Eesti 200 tegi täna just Tallinnas koalitsiooni, aasta tagasi tegi ta Eesti Vabariigi valitsuses koalitsiooni ja mina olen see, kes teeb ka Euroopa koalitsiooni. By the way, meil on siiski lisaks kongressile ka pidu ja Eurovisioon. Come on everybody, let's vote for me. I may be your cup of tea. Come on everybody, let's vote for me. It's a good jamboree. Ja vanemale põlvkonnale. Your kisses for me. Say your... Suur aitäh, Indrek! See oli vapustav esinemine ankrumehe poolt ja võite kõik vaadata neid suurepäraseid kandidaate. Ja teeme suure aplausi! Need olid siis Eesti 200 põhikoosseisu mängijad. Aga enne mainisime, siis nimekirjas on veel üks vaba koht ja erakonna esimees Margus Tsahkna on teinud 3 inimesele ettepaneku sellele kohale kandideerida. See saab olema lõbus ja küllaltki teistmoodi. Ja nendeks inimesteks on orkestrimänedžer ja Eesti 200 fraktsiooni aseesimees Kadri Tali. Samuti on kandidaadiks lennundusekspert, laulja ja Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo. Ning 3. kandidaat on ettevõtja ning metsamajandusmees Tarmo Tamm. Aga ma arvan, et me oleme piisavalt vaadanud, imetlenud neid imelisi inimesi ja nüüd on aeg nad lavalt ära saata. Aplausiga loomulikult. Aplausiga. Ja meie Johaniga saame siis Võtame ise selle lava esimese koha siiski tagasi nüüd. Ja ma tahaksin siin öelda, et valimistulemused on juhatusele soovituslikku laadi ja kogu nimekirja peab kinnitama lõpuks erakonna üldkogu. Just, ja nüüd on niimoodi, et võtke välja oma mobiiltelefonid, tõesti miljonid koduvaatajad ja ka siin saalis viibijad, avage fotofunktsioon ning suunake kaamera selle QR-koodi juurde. Kõik teavad, mis siis edasi saab. Kui see kuidagi ei tööta, siis võib minna ka slido.com lehele ja kood tuleb siis kirjutada Eesti 200. Seal saate valida ühe kandidaadi, kes teie arvates peaks veelgi tugevdama Eesti 200 valimisnimekirja. Aega selleks on tegelikult umbes täpselt 3 minutit ja seda just järgmise Eurolaulu saatel. Nii et kõik teavad, mida teha, siit tuleb valida. Kui laul lõpeb, aga siis läheb hääletus kinni ka. Nii et alustage hääletamist, nagu selle Eurovisioonil on. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Algame hääletusega! Ja palume siia lavale Eurolaulikud! Aplaus, aplaus! Let them tell us what to do, wow, wow, wow.
Live to die and what it things, yeah. We promise we will never lose our pride. Your words worth nothing if you lie. Standing solo, looking up, our father will be proud. I'm happy to be working my own ground. We'll be the last ones breathing Hey, sing the heart out, boy, for all people great or slow. Oh, and all else is lost. The vegetarian remains our own. That we will call to lose, with some British and the Jews, yeah. Drama see whatever lose our pride. Every day they try to turn that into lies. Instead and so they're looking up, our father will be proud, and I'm happy to be working my own round. I said, hey, sing the word out, boy, for all the people great as full. Oh, and no else is lost, the vegetarian remains are known. What to do, live to die and what it things, yeah. Don't matter what they try, tearing up our lines, I know people always raise. I said, hey, in the world I'm boy, all people great as full. Oh, and no else is lost, to be taken down and made. Aitäh! Aitäh! Suur aplaus, Toomas Uibo. Teate, Toomas, ma pean ühe asja üles tunnistama nüüd. aga ma tahtsin sinult enne küsida, kuidas sa nii hästi laulma õppisid küll? Vat, ei olegi õppinud. Tegemist oli tehisintellektiga. Minu vanem poeg tegutses arvuti kallal mingisugune 15-20 minutit. Õpetas tehisintellektile ära minu hääle ja pani selle Stefani laulu külge, kasutades ära Stefani laulu oskust. Ja see ongi see point, miks ma selle laulu esitasin, et näidata, kuhu võib tehisintellekt minna. Ja see ei puuduta ainult artiste, kelle eest ma kindlasti tahan ka Euroopas seista. Nende õiguste eest. Pianistide näiteks. Näiteks pianistide eest. Aga see puudutab ka kõiki, tegelikult ka valijaid. Deepfake on see, mis võib ühiskonna väga kergesti sassi ajada. Nii et kui ma täna hommikul ka Stefaniga sellest loost rääkisin ja talle lasin seda, siis tal ikka oli väga hämmelduses. Nii et tehisintellekt on kindlasti suur teema Euroopas. Aga tänud aplausi eest ikkagi. Suur aplaus veel kord ja see on uskumatu, aga tänud Toomasele ja tänud ka tema pojale Ekele, kes tehisintellekti osavalt õpetas. Ja ühtlasi lõppebki meie ülemaailmne hääletamine Slidos, nii et loeme kõik koos. 5, 4, 3, 2, 1, läbi. Kõik, ei saa rohkem. Aga me saamegi nüüd vaadata, kas meil tuleb äkki kuskil, vot, no näete, nüüd kadus jälle ära, no näete.
Ma tulen siia poole, äkki niimoodi. Esimesel kohal on meil Kadri Tali 59%-ga. Teisel kohal Toomas Uibo 29%. Ja kolmandal kohal Tarmo Tamm 12%. Hääletus kuidagi toimis, vist tundub hästi. Aga siinkohal pean ütlema, et see pole lõplik tulemus. Meil on vaja üle lugeda ja siia juurde liita žürii hääled. No nagu ikka Eurovisiooni kombeks, pooled hääled siis rahvahääletusest ja pooled hääled professionaalse žürii poolt. Ja Eesti 200 erinevates Eesti piirkondades on veel eraldi hääletanud ning välja valinud iga piirkonna lemmikkandidaadi. Palun nüüd lavale ükshaaval piirkondade esindajad, kes teevad teatavaks oma hääletustulemused. Ja kõige esimene koht on Harjumaa. Ma tõstan teile siia just ette. Aitäh, Elina ja Johan, fantastiline show tõesti ja kõik esinejad, see on erakordne. Aitäh Liisa, aitäh Hendrik, Indrek ja teised, kes te tegite sellised esitlused. Minu ülesanne on siinkohal anda edasi Harjumaa punktid. Kas te olete valmis? 8 punkti sai mees, kelle juured on sügaval maas, Tarmo Tamm. 10 punkti. Vaadates välja, siis tundub, et tali ei jää taeva. Kadri Tali. Ja viimaks, 12 points goes to Toomas Uibo! Aitäh! Aitäh Harjumaale ja kutsume siia kohe punkte üle andma Hiiumaa! Tere! Mul on väga hea meel teatada, et Hiiumaa on oma hääled kokku lujanud ja 8 punkti saab meie poolt Kadri Tali. 10 punkti saab meie poolt Tarmo Tamm. Ja kõige kõrgem hääl, 12 punkti, lendur Toomas Uibo! Aitäh Hiiumaale! Järgmisena Ida-Virumaa! No nii, Euroopa kirdeosa punktid jagunevad siis teistmoodi nagu kõigil teistel. 10 punkti saab Kadri Tali ja 12 punkti võrdselt Toomas Uibo ja Tarmo Tamm. Väga originaalne, aitäh Ida-Virumaa ja nüüd kutsume lavale Jõgevamaa! Tervist! Jõgevamaa 8 punkti omanik on meie hõbedaisema häälega Toomas Uibo, 10 punkti metsakaitsja Tarmo Tamm ja Kadri Tali 12 punkti. Suur aitäh Jõgevamaa! Nüüd kuulame ära punktid Lääne-Virumaalt. Nii, Lääne-Virumaalt siis, mul on väike spikker siin ees, muidu äkki läheb nimed sassi või midagi. Konkurents oli nii tihe. 8 punkti läheb Kadrile. Ja 10 punkti läheb Toomasele. Ja 12 punkti meie piirkonnast läheb siis ikka kohalikule meele Tarmole. Järgmisena Lääne-Virumaa kuulsime ära, kui nüüd kuulame Läänemaad. Tervitusi Läänemaalt ja meie punktid jagunevad järgmiselt. 8 punkti Kadri Tali. 10 punkti Tarmo Tamm ja 12 punkti Toomas Uibo. Aitäh! Aitäh Läänemaa ja nüüd palume lavale punkte välja kuulutama Põlvamaad. Soojad tervitused Põlvakandist, Kagu-Eestist, ahjusoojad hääled
jagunevad selliselt. 8 punkti Tarmo Tamm, 10 punkti Kadri Tali. Ja see võib teile tulla üllatusena, aga 12 punkti Toomas Uibo. Aitäh Põlvamaale ja nüüd on punktide väljajagamine Pärnumaa poolt. Tere kõigile! Pärnumaa jagas oma punktid järgnevalt. Tarmo Tamm sai 8 punkti. Toomas Uibo 10 punkti. Ja 12 punkti sai meie oma Kadri Tali. Aitäh! Aitäh Pärnumaa ja nüüd on kord Saaremaa käes. Tere kõik! Toon teile punktid kõige suuremalt ja vingemalt Eesti saarelt, Saaremaalt. 8 punkti ei saa mitte keegi, sest 10 punkti saab Tarmo Tamm ja 12 punkti saavad 2 kandidaati, Kadri Tali ja Toomas Uibo. Woo! Thank you! Aitäh Saaremaa! Nüüd kord käes Tartumaal. Nonii, ma mõtlesin, ma räägin ka natuke, eks ju. Aga 8 punkti Tartumaalt ei mitte kellelegi teisele kui Tarmo Tammele. Kümme punkti. Või teate, meil siin Tartumaal on nii palju probleemi olnud lennundusega, et ma tegelikult vahest mõtlen, et kas me ikka teame, mida me teeme või ei tea. Aga jaa, 10 punkti. 10 punkti läheb Kadri Talile ja 12 punkti Toomas Uibole, et Tartumaa lennundus oleks korras. Aitäh! Aitäh Tartumaa! Aga nüüd on kord Valgamaa käes. Nii, Valgamaa ei raatsi lahti lasta Tarmo Tammest ja andis talle 8 punkti. Aga kellest me oleme nõus loobuma peaaegu on Toomas Uibo. Ja keda me tunneme, et Euroopas on kõige rohkem vaja, see on Kadri Tali. Palju õnne! Aitäh Valgamaa! Aga nüüd viimasena palume lavale siia Viljandimaad. Tere! Ma näen teie silmis osades sügavat üllatust. Tõepoolest, ka mulle on see väga üllatuslik, et ma siin praegu olen, sest tavaliselt Eesti 200 on kombeks, et Kiviberg kutsutakse siis, kui enam mitte kedagi teist absoluutselt võtta ei ole. Aga läheme asja juurde. Kuigi ma naudiks seda hetke veel umbes 3,5 tundi siin teie ees, aga Viljandimaa punktid. Kuidas mulkidel kombeks on, teate, vana rahvatarkus ütleb, et kui tasuta antakse, siis on äädikas ka magus. Kadri Tali, 12 punkti. Jah. Toomas Uibo, 12 points, 12 punkti. Last but not least, Tarmo Tamm, 12 punkti. Pane mulgi ette 3 maitsvat pala, ütle vali, võtab kõik, kas rohkem ei ole või? Ilusat päeva jätku. Aitäh teile! Ja nüüd on kõik punktid siis välja jagatud. Jah, meil on kõik asjad arvutatud. Kas me teeme ühe selle nagu lugemise jälle ka, et me näeme, äkki nad tulevad, juba nende matemaatikud seal taga on arvutanud. Loeme. 5, 4, 3, 2, 1. No nii, esimene Toomas, kuidas see hääled on? Kadri Tali 220, Toomas Uibo 79, Tarmo Tamm 135. Mis nüüd sellest arvata? Palju õnne! Palju õnne!
aga me palume ka viimase valitu lavale. Oh jaa, et ma tulin. Me tegime selle hüppe meelega. Kadri Tali! Jalad läksid natuke nõrgaks, vaadake, ei ole midagi. Ühesõnaga, sõbrad, suur tänu selle au eest, suur tänu selle usalduse eest. Ma tean, kuidas mängivad rahvusorkestrid. Ma tean, kuidas juhitakse rahvusvahelist orkestrit. Ma tean, kuidas töötab rahvusparlament. Nüüd on veel üle vaadata, kuidas töötab rahvusvaheline parlament ehk Euroopa parlament. Aitäh usalduse eest, Eesti kultuur ja sport majandusharuks. Ma saadan su siit ilusasti alla ka. No nii, veel kord õnnitlused Kadri Talile ja aitäh kõigile, kes tänase ürituse kordaminekuks oma panuse andsid. Eesti 200 Europarlamendi võistkond on komplekteeritud ja valimiskampaania on saanud korraliku avapaugu. Juunikuu esimesel nädalal siis kõik lähme valima. Meil on siiski mõned minutid veel eetriaega ja nüüd õnneks jõuabki kätte see kaua oodatud hetk, kus me saame kuulata ja näha La Forzat, keda laulab Elina Netšajeva. Aitäh! Aitäh, Eesti 200 Eurovisioon! Elina Netšajeva! Aitäh teile kõigile ja ilusat õhtut! Siis juunis vanima!
ja aitäh, Juhan Randvere! Aitäh teile kõigile, kes te siia tulite! Aitäh! Ja jõud olgu teiega!